sest ma olen temaga harjunud ja kui ma näiteks minu isa on natuke paha ja riidleb minuga hästi palju, kõigist ta armastab mind ja ta teeb minuga väga toredaid asju ja vahest ainult riidleb ja siis kui ta riidleb, siis tavaliselt mõtlevad lapsed, et ma tahaks siit majast välja minna. Isegi siis, kui sa teise isa juurde läheksid, siis olen väga paha tulla, seal aga nii suur kotrigastus peale. Ja rauamänge mängib ja siis mängib minuga rabet ja malet ja sest ta aitab mind, kui ma olen hädas. Mulle meeldib, kuidas issi mulle õhtutil loeb unejuttu ja mulle meeldib, kuidas ta mängib minuga. Ja kui ta mürab meiega nii palju, et me ei pea kuskile minema. Tema on nagu minu issi ja ta ei ole nagu kellegi teise issi. Ta mängib sinuga ja aitab sind ja sest vaata, kui ma ei tea vahepeal, siis ta aitab mul õppida kodus neid ülesandeid vahepeal. Kodused ülesanded on nii. Mulle meeldib issiga ujumas käia ja mängida temaga lauamänge. Selleks, et ta armastab mind, selleks, et ta armastab Jumalat. Sest ta armastab Jumalat, jah? Mängime koos. Sest ta mulle nii armas. Sest me käime Katialupalgis, mängime autodega. Armastan seda. Käime koos perega ujumas. Minu isa on kõige parem, sest ta on tark ja hoolitseb ja tubli. Sellepärast, et ta oskab asju hästi koordineerida. Sest et minu isa, ta on abivalmis ja ta aitab mind, kui ma vajan. Mu isaga on lõpus olla näiteks mul koos. Ta aitab mind, kui ma vajan. Ta aitab mul koolitöid teha ja ta paneb hea kilde maha. Issi on sellepärast väga kallis, et ta aitab, kui sul on mure ja ta on väga tugev ka ja ta on, kui sa tahad kuhugi minna hästi ruttu, siis ta on esimene, kes peab su ära viima ja ta on hästi siiras ja armas. Ilus, armas ja hea. Issidele